Tere hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme Angela Reinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle Keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas oma igapäevast elu elada nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel. Täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Hei Riinu! Hei Angela! Rõõm näha sind üle pika aja kodumail. Seiklesid ringi. Kuidas tunne on olla tagasi sügiseses Eestis? Mul on väga hea tunne, et ma nüüd tean, et ma olen vähemalt 6 nädalat kodu Eestis, enne kui jälle tuleb midagi, on vaja lennuki peale jälle minna, aga siuke viimane 1,5 kuud on olnud ikkagi päris kiirelt lennatud ja liigutud ringi maailmas. Ja meil on hästi tore omavahel pikemalt kõigest lobiseda, aga täna on meil saates ka külaline. Ja see on ka üks põhjus, mida ma nagu väga ootasin seda koju tulemist, et meil on täna väga põnev külaline. Meil on täna külas Kris Heinla, üks väga meeldiv ja mehine Eesti mees. Ja Kris, ole hea, tutvusta iseennast meie kuulajale siis nii, nagu sa tahad, et sind täna tuntakse. Tere hommikust! Tere hommikust! Kris on nimi, jah. See oli hea küsimus, mismoodi mind tuntakse täna. Täna mind tuntakse ilmselt eelkõige läbi mu raamatu ja läbi mu nii-öelda, ise ma nimetan seda natuke nagu uuesti sünniks, et läbi uue teekonna. See on ilmselt see lühikokkuvõte täna minust. Ilmselt pikemalt räägime me juba eesolevas podcastis. Ja, et kõigest sellest siis, seda sinu lugu hakkamegi täna siin lahti arutama. Aga me kohe küsin su käest sama küsimuse, mis kõigilt meie külalistelt, et mida sina mõistad Keskea selginemise all? Et kas sa üldse oled kunagi selle peale mõelnud? Jaa, nüüd ma kindlasti olen, et varasemalt mul ei olnud seda võimalust, sest ma ei olnud selles kohas, kus ma täna olen, et täna see minu jaoks on ilmselt teoorias hästi lihtne, see on väärtuste ja prioriteetide ümberhindamine elus. Teoorias, praktikas on see võtnud nüüd aastaid, et kuskile kohale jõuda, et päriselt mingisugused uued eesmärgid ja päriselt see väärtustad eelkõige iseennast ja teisel moel, ja kolmandaks, mis on iseenda hingerahu, mis on täna see, mis on ülitähtis, et sa ei tõsta kedagi teist endast ettepoole, vaid sa paned iseennast esikohale ja oled sina ise. Kas, kui nüüd korraks nagu sügavamale minna, et mis sa arvad, et kas need samad väärtused teistmoodi ümbermõtlemised, et kas see on tulnud nagu vanusega või see võiks samad asjad juhtuda aga palju noorema seas? Vanus on kindlasti üks pidepunkte, millega need kaasnevad, aga jah, eks inimestel tulevad need asjad eri aegadel ja eri kohtades, aga eks minu jaoks oli kindlasti see, kus ma olin ja kus ma täna olen jõudnud, et see oli kindlasti see, miks pidi seda tegema, et on palju inimesi, kes sinna kunagi ei jõuagi ja on inimesi, kes jõuavad sinna varem, et eks igal ühel see spiraal on erinevas kohas, kus, kunas ja millal, et minul vanamoodi enam edasi minna polnud võimalik, oli vaja teha muutus oma elus ja täna ma olen selles kohas oma elus, kus ma ei ole kunagi ennem olnud. Et selles mõttes nagu ma päriselt olengi iga päeva eest väga tänulik, et ma olen siin, kus ma olen ja siit saab ainult paremaks minna. Ja ma küsin vahele ka, Kris, meie näeme, eks ole, milline Kris ju välja näeb, ilus, viisakas, elegantne härrasmees. Aitäh! Ja kui sa räägid nagu eelnevast perioodist ja siis tänasest, mida sa ennem ei ole nagu kogenud, kui vana sa oled? Ma olen 45-aastane.
sest meie podcastis ei ole saladust vanuses ei daamidel ega härrastel, et siis kes on varajases keskeas, kes hilises ja meil on tulevad erinevates vanustes inimesed siin. Ma ei tea, kas see on varajane või hiline. Ma ei oska seda isegi öelda, et selles mõttes mina nagu täna nagu hindan seda vanust ja kohta ja kohalollu selle järgi, et mul on nagu pool minna. Ja ma usun, et see ilusam pool on ees. Mitte, et see eelnev kole oleks olnud, see oli teissugune. Ma ei muudaks seda eelnevat kohta, kui mul oleks see nupp, kuhu vajutada ja muuta midagi eelnevast elust, kindlasti mitte, ma ei muudaks sealt mitte midagi. Et see eelnev kogemus ongi andnud mulle selle koha, kus ma täna olen. Suht sarnane, ilmselt ka me mõtleme vist suht samamoodi, eks ju. Et selle pool on ees ja see on veel ilusam kui oli ennem. Ta läheb põnevamaks, kui sa juba ütled, et eelnev on loonud sind ja tänan, kus sa täna oled, ja tead, et pool on vähemalt minna, vähemalt pool. Vähemalt pool, jah, ma loodan. Ja sealt see elukogemus muudabki just seda, et sa hakkad valikuid tegema ju teadlikumalt. Just. Täpselt nii. Aga lähme siis tänase teema juurde ja see on minu jaoks isiklikult hästi sügav ja oluline teema, et olen puudutatud ka täitsa isikliku poole pealt ja selleks teemaks on siis vastutus ja vastutuse võtmine siis iseenda elu eest. Ja miks me just sind siia kutsusime täna, et siis olles kuulnud sinu lugu ja kui raskest kohast sa siis läbi oled tulnud, just tänu sellele, et sa võtsidki lõpuks otsustasid võtta vastutuse oma elu eest. Et sul on hästi palju, mida kuulajatele jagada ja ma usun, et siis, kui sa selle loo nagu ära räägid, et paljud tunnevad kokkupuutepunkte sinuga, sinu looga. Et sa oled oma lugu jaganud, sa oled sellest raamatu kirjutanud, aga kui meie kuulaja nagu ei tea veel mitte midagi sinu loost, et kas sa saaksid selle nagu lühidalt kokku võtta, et me saaksime teada, mis su eelnev elu oli? Lühidalt kokkuvõttes on see, et täna ma olen Eestis nüüd tagasi olnud aasta aega, ennem seda ma olin, me ei oska seda sõnastada, aga olin ära nii-öelda Tais sellest suurem osa ajast, elasin templites. Miks ma sinna läksin, oli see, et eelmise aasta 8. aprill oli see, kui ma tulin oma viimasest tsüklist välja. Minu tsüklid kestsid nädal kuni 2, ehk siis ma olin sõltlane. Ma olen täna siiani sõltlane, aga ma olen kaine ja tähelepanelik selles osas. Ja minu olukord oli see, et miks ma sinna Taisse üldse lendasin, kuna mul ei olnud enam midagi kaotada. Mul ei olnud enam ühtegi väljapääsu iseenda ees, mul ei olnud mitte midagi kaotada, ma pidin oma elus midagi kardinaalselt muutma, tegema midagi totaalselt teistmoodi. Ja kuna ma olin natukene siin nuusutanud budismi maailma ja budismi õhku, natuke saanud tuttavaks siin Eesti munkadega, siis see teema hakkas mind step by step huvitama ja peale minu viimast tsüklit ütlesid mungad, et Kris, me teame ühte kohta, aga see väidetavalt on maailma kõige karmim tempel. Et mis sa arvad, kas sa oled valmis ja nõus sinna minema? Me tegime vist selle otsuse, tegime üsna kiiresti, poole tunni jooksul lausa, et jah, ma võtan, see ei olnud minu jaoks väljakutse enam, kuna mul, nagu ma ütlesin, mul ei olnud midagi kaotada, ma otsustasin selle ära proovida. Ja ma lendasingi ühe otsa piletiga, lendasin Taisse ja läksin sinna Detox templisse, kus tehakse selline sisemine puhastus ja seal sa oled natuke nagu kinnises asutuses. See on küll kõik vabatahtlik, aga sa lähed sinna päeva lõpuks ikkagi ise ja ma tegin selle tripi ära ja alustasin sealt, keerasin oma elus nii-öelda uue lähe. Kui sa siin ennist, Triinu mainist, et
kena ja viisakas ja tugev ja terve ja ega väliselt ma olen kogu aeg samasugune olnud. Selles mõttes, et ega minu lõpp ei olnud see, et ma kuskil oleksin bussijaama taga või kuskil betooni peal nii-öelda otse pudelist viina joonud, et see lõpp ei olnud selline, küll aga ei ole vahet. Et kas sa teed seda üksi kodus või teed seda omasugustega tänaval päeva lõpuks, on sõltlased kõik ühesugused. Lihtsalt me teeme seda erineval moel, erinevas kohas, erineval viisil, erinevaid meelemürke, jooke ja aineid, aga me oleme ühesugused. Ja minu peas olid asjad tol hetkel lõpuks ikkagi väga sassis, et ma ei saanud enam aru, kes ma olen või kus ma olen ja selle jaoks tuli teha suured muutused. Kas enne seda, kui sa selle otsuse tegid või koos tegid, et mis need mõtted olid, et kas seal oli midagi sellist, et nagu nii midagi muuta ei saa enam, et see kõik on liiga kaua kestnud või et ma ei tea, olen juba liiga vana, et midagi muuta või et olen see, kes ma olen või üldse, mis oli sul mingid mõtteid? Tead, mina nagu alla ei andnud kunagi, et selles mõttes ma ikkagi ma olin 4-5 aastat käinud erinevates A-gruppides, ma olin otsinud erinevaid teraapiaid, holistilisi rännakuid, nuusutanud seda budismi maailma, et selles mõttes ma käega ei löönud kunagi. Ma lahendust otsisin kogu aeg ja lihtsalt tol hetkel, kui ma ära lendasin, siis ma sain aru, et ilmselt võib see olla viimane õlekõrs ainult sellepärast, et ühel hetkel, ühel päeval mind ei pruugi enam olla. Siis see nomenklatuur, mida ma ainetest endale sisse tõmbasin, see oli üsna hirmuäratav ja paratamatult inimestel mingisugused organid ühel hetkel võivad otsa lõppeda ja süda seisma jääda, mida iganes, et ma olen kõrvalt lihtsalt oma nii mõnegi sõbra matnud ja samaealised kui mina, et ega me keegi tea, millal on meie viimane rada, meie viimane teekond. Et see varem või hiljem lihtsalt alkoholism ühel või teisel päeval varem või hiljem lõpeb surmaga. Kas sa lihtsalt vahele põikanud, kas sa oled nagu tulnud huviga oma nii-öelda meditsiinilise tervise vastu, et kas see on jätnud sulle mingi jälje või sa oled sellest nagu suht hästi läbi tulnud? Ma vist olen uskumatult hästi isegi sellest läbi tulnud, et jah, ma olen sellega, see on suur õnn ja rõõm, et mul ei ole see ühtegi jälje, et kõik peale kehva mälu täna, mis mu peas on, aga tundub, et see on ka ealine iseärasus, et see on üks asi, mida ma nii-öelda näen ja tunnen ja seda juhtub täna nagu iga päev, et mu enda poeg mulle ikka pidevalt ütleb, et issi, kurat, ma ju rääkisin sulle. Aha. Ja siis ma ütlen talle, et aga sa ju tead, ma ei tea. Et see on jah, füüsiliselt on kõik nagu õnneks väga hästi, et ka seal esimeses detox templis, kus ma läksin, kus ongi nii-öelda tai kõige hullemas seisus ainete sõltlased koos, siis seal nii vähe kui üksikud inimesed, kes üldse inglise keelt oskasid, küsisid mu käest, et miks sa oled siin, kes sind tõi siia, kuidas said siia, et sa näed ju nii hea välja, sul pole ju häda midagi. Siis ma selgitasin, et jah, ma võin ju füüsiliselt hea välja näha, aga siin üleval peas ei ole asjad korras, et siin täna nagu puhub tuul ja siin on nagu vaja vaikust ja rahu ja iseendaga olla ja jälle pilt ette saada, et siis nad ei saanud aru, et kuidas ma sinna sattusin ja kuidas ma sinna tulin, et kõik nad viiakse kellegi poolt sinna templisse. See tempel asub middle of nowhere kuskil keset džunglit. See tempel on väga karmikoeline, väga meenutab natuke siukest vana ja noorte kolooniat barakkidega, ta on betooni peal
seal antakse sulle ühesugused nummerdatud riided selga, sult vaadatakse läbi kõik raamatud, sul peab olema hambapasta kaasas, mis on täiesti tuttuus kiletatud, sa ei tohi sinna viia sisse ühtegi deodoranti, lõhnaõli, ehk siis need kõik sisaldavad mingisuguseid aineid. Sind otsitakse läbi, sult võetakse ära kõik su isiklikud asjad, telefonid, laptopid, ehk siis sulle jääb paar aluspesu, mõned T-särgid, mõne raamatu võisin sisse võtta, see on kõik. Ehk siis ta on tegelikult natukene nagu, ma ei taha seda nagu tõmmata paralleeli vanglaga, me ei ole oma elus kunagi kordagi ühtegi päeva vanglas olnud, aga midagi sellist, mis te olete näinud kõige õudsematest Tai või Lõuna-Ameerika filmidest, et see koht ei ole tore ega ilus olla, aga see koht muudab, kui teil tõesti ei ole oma elus enam valikut ja täna ma olen ei rohkem ega vähem kui täpselt 1,5 aastat kaine kõikidest asjadest, on need siis ained, alkohol, erinevad rahustid, unetabletid, ma ei ole mitte midagi puutunud, ma ei ole mitte midagi mõelnud, ma ei ole mitte midagi tarbinud ja ilmselt oli see hiiletäpp peal, et ma sealt puhtana läbi tulin ja seal templis on öeldud, et sinna saab sisse ainult üks kord, sinna ei saa kunagi teist korda sisse. Ja ometi see tempel nii karmilt, kui sa seda kirjeldad, on vabatahtlik ja sa võid sealt iga hetk välja astuda. Jah, täpselt nii. Mul tekkiski küsimus, et kas inimesed ka nii-öelda põgenevad sealt ära, selles mõttes põgenevad, et nad ei saa hakkama sellega. Tol hetkel seal kohal olles, kui ma sinna läksin, oli seal 450 kohalikku ja mina olin üks ja ainukene mitte kohalik. Ja ükski munk inglise keelt ei rääkinud, ehk siis ma pidin kohe teisel päeval hakkama tai keelt õppima, sest mul ei olnud varianti, pidin ellu jääma. Ma ei mõelnud seal olles mitte ühtegi päeva ega minutit, et ma tahaks sealt jooksu panna või ära minna. Ma ei näinud seal ühtegi kohalikku, kes oleks seda teinud, küll aga ma kohtusin paar kuud hiljem Birma piiri ääres ühes templis ühte Läti poissi, kes ütles, et ta pidas seal pool päeva vastu ja ta põgenes. Tema jaoks oli see too much. Ma arvan, et minusugustele inimestele, kui sa näed ära selle koha ja kui sa tunnetad ära, kuhu võib inimene langeda, kes seal ülejäänud seltskond koos on, siis see on ainuke parim ravi üldse. Ehk siis sinul oli nii tugev soov sellest, et sul on nüüd aeg muutuseks ja sa tahad sealt tulla välja teistsuguse inimesena? Täpselt nii, et mul ei olnud nagu kaotada, mul ei olnud tol hetkel kaotada enam mitte midagi ja ma selle nii-öelda võitlusega tegelesin ikkagi aastaid, tegelikult ei tohi võidelda, tegelikult tuleb ikkagi lõpuks alla anda ja ilmselt seal ma siis alistusin. Ja ma siinkohal ei kindlasti ei alaväärtustaks meie tugigruppe, meie AA-sid, meie kõike, mis Eestis kätte on saadav, kogemusnõustajaid. Seda kogemusnõustajat muidugi liiga palju esile ei tooks, sest ma nüüd see nädalavahetus ise lõpetan selle kooli. Aga kõik need muud asjad olid minu jaoks kindlasti vundamendi ladumine eelnevaks. Need kindlasti kõik aitasid ja kindlasti oli sellest muust kasu. Ma arvan, et see pani hiile täpi peale lihtsalt. Sa rääkisid, mitu korda mainisid kaotusi, et kui sa nüüd oled nõus jagama, et mis sa nagu selleks hetkeks olid kaotanud oma elus, et suhted, mis veel? Jaa, sa ju kaotad selles mõttes tegelikkuses, sa kaotad üsna kõik. Lõpuks sa kaotad oma majanduslikud ettevõtmised, sa kaotad oma pere, sa kaotad oma suhted, sa kaotad oma lähedased. Selles mõttes seal läbi sellise elu on võimalik kõik kaotada ja tol hetkel, kui ma läksin, ega mul suurt midagi järgi ei olnudki. Ma läksin käed taskus, üks väga sõber ostis mulle lennukipileti ja täpselt nii oligi. Mul ei olnud midagi enam. Sul on poeg? Mul on poeg. Kui vana ta täna on? Täna on ta 17, juba suur mees. Saan aru, et tema on sinu seda elu näinud väga lähedalt pealt?
või? tema on kahjuks kõiki neid jah, tema teab kõike, tema teab, on näinud kõiki neid koledusi, tema on näinud minu püsti tõusmisi, tema on näinud minu tagasilangemisi, tema on näinud nädalaid ja päevi, kus ma ei ole voodist välja suutnud enam tulla ega tõusta. Jah, ta on kõiki näinud. Kas tema oli ka, kas üks põhjus, miks sa tahtsid või tahtsid jah seda muutust teha? Või sa isegi ei mõelnud enam nii? Ikka mõtlesin selles mõttes, et tema on alati minu kõrgem jõud olnud. Et tema lugu, tema tähtsus, tema osatähtsus minu elus on kindlasti number 1, et seal ei ole nagu üldse mingisugust mõtlemise kohta, et loomulikult on minu jaoks elus kõige olulisem. Kuidas ta täna sinus suhtub selles mõttes, et sa oled nii suurest kohast läbi tulnud, et täna ta suhtub minusse, mitte et ta ka ennem oleks halvasti suhtunud, selles mõttes tema jaoks ikkagi mina olen isa olnud kogu aeg ja me oleme mõistnud teineteise keelt kogu aeg ja ka tol hetkel, kui ma ära sõitsin, oli tema esimene, kellele ma sellest teada andsin, et talle ma olen olemas olnud nii heas kui halvas alati. Me ei ole kunagi tast eemaldunud, me ei ole kunagi ära kadunud. Aga jaa, ma näen täna, et ka see suhe on parem kui kunagi varem. Et me oleme väga lähedased. Väga ilus. Kas sa oled mõelnud kunagi sellist asja, et elu juhtub sinuga? Et sina nagu ei saagi midagi teha. Et see kõik, mis on olnud, et see lihtsalt juhtus sinuga mingil põhjusel. Ja ma arvan, et ikka tegelikult me ise teeme kõike seda, mida me teeme. Ei ole meil ühtegi saatust ja ei ole meil ühtegi... Jah, meil on geenid, mis meiega kaasa tulevad. Kas need mängivad sinu arust suurt rolli üldse? Mingil määral kindlasti. Nad mängivad rolli selles osas, kui tugevad või kui nõrgad me oleme. Kui altid me oleme midagi kasutama, kui palju me asjadega kaasa läheme, kui palju me tegelikkuses ise otsustame, palju elu juhib meid, palju meie juhime elu. Jah, meil on omad nõrkused selles osas kindlasti olemas. Aga lõpuks oleme ju meie need, kes oma otsused teeme ja kes seda elu juhime. Et täna kaine peaga ma ju näen, et ma saan kõigega hakkama, mida ma iganes soovin või tahan, et tegelikult on ju kõik ikkagi meie enda kätes ja meie enda peas kinni aga jah, kindlasti see mõjutab meid mingil määral. Kuidas sinu vanemad sinu teekonnal sind toetanud on? See on raske küsimus iseenesest, et kui sel teemal nagu meie vanemad on tulnud ju solvujate ühiskonnast ja see ajastu teema, üha rohkem ma seda iseendale püüan nagu teadvustada ja selgitada, et kust on nemad tulnud ja mida on nemad pidanud oma elus tegema ja kuidas nemad mõistavad ja ei mõista ja mismoodi on nendele õpetusi jagatud ja üks mõistab, teine ei mõista täna. Selles mõttes, et me isegi liiga palju sellele sügavuti tahaks minna, aga paratamatult see käib selle teemaga kaasas, et meie vanemad on jah erinevad ja nende enda kasvatused on olnud erinevad ja nemad on nende oskused jagamaks oma tundeid ja armastust ja hoolt on olnud teissugused, need on väljendunud materiaalsel viisil. Ja see on see ühiskonna vahe. Ja täna samamoodi, kui meie peame oma lapsi kasvatama ja mõistma, siis me peame mõistma seda, et aeg muutub kogu aeg. Me oleme kogu aeg muutuses ja me ei saa võtta neid samasugustena, nagu olime meie või meie vanemad. Et see on kogu aeg muutuses. Sellega tuleb arvestada paratamatult. Mulle selle jutu põhjal nagu hästi resoneerub see,
et meie generatsioon nagu oleks mingi vahepealne. Ehk siis meie vanemad ei oska oma tundeid väga hästi jagada, sest neid pole seda õpetatud ja polnud ka kombeks tolleni. Aga meie lapsed, kui need sündisid juba, minu arust nemad said sünniga selle kuskilt kaasa. Ma ei tea kust või kuidas, aga mina olen küll kogenud seda, et meil ei olnud peres kombeks öelda, et ma armastan sind ja et ma ei mäleta seda niimoodi. Aga kui minu noorem poeg nagu rääkima hakkas, siis ta korrutas mulle seda kogu aeg. Ja mis juhtus oli vastupidi, et mina hakkasin rääkima siis nagu läbi tema ja täna ma vaatangi, et noored on nagu hästi soojad. Mitte kõik, aga ikkagi generatsiooni mõttes nad on sellised kallistavad ja avatumad, aga see vanem generatsioon nagu ei ole seda ja meie siis nagu kuidagi viime neid kahte kokku või oleme seal vahepeal mul isegi tunne, et ma ei tea kohe, et nagu kuidas selle emaga seal nagu suhelda või et kuidas see on, et lihtsam on noortega vaata, et kohaneme läbi selle. Minul oli küsimus sellega, kui sa rääkisid, et toimub muutumine, sina oled üks kõige suurema elumuutuse ikkagi läbi teinud. Need erinevad kardinaalselt, mis sa ennem elasid, täna elad. Kui palju on muutunud sinu suhtlusringkond või siis ka need, ikkagi kellega see eelnevas elus, võib ju nii öelda, eelnevas elus ja praeguses elus suhtled ja kes on need sellised 5 inimest, öeldakse ju 5 inimest defineerivad sind ja kes on su sõbrad, ütle, kes on su sõbrad. See oled sa ise. Ja siis ma ütlen, kes oled sina ja nii edasi, kõik need sõnakõlksud, mis on. Ja ei, see ring on kindlasti väga muutunud, et ma olen nagu täna hästi palju kuulen seda, et inimesed, kes tahavad välja tulla ja muuta oma elu, et appi mul kaovad inimesed ümbert ära ja rohkem ei ole kedagi ja väga vähe jääb alles, siis ma arvan, et mu ring on täna suurem. Ma ei saa öelda, et suurem, kui ta ennem oli, aga see, kus ta vahepeal oli, sul hakkab tegelikkuses tuleb väga palju erinevates valdkondades, väga erinevaid huvitavaid inimesi su ellu ja tegelikkuses see ring muutub totaalselt, kardinaalselt, see on selge. Et joomasõpru kui selliseid mul täna alles ei ole. Jah, ma käin väljas, ma suhtlen inimestega loomulikult, kes ka alkoholi tarbivad, et ma ei ole sellele maailmale nüüd niimoodi kätte ette pannud, et ma kuskil ei käiks või liiguks või mitte ei trigerda need asjad täna. Jah, ma ei viibi täna nendel pidudel, kus edasi minnakse ja istutakse kuskil korterites ja tarbitatakse aineid. Seda ei ole, neid inimesi täna minu ringis ei ole ja neid ka loodetavasti mitte kunagi enam ei tule. Aga ja, ma olen väga valiv täna inimeste osas. Ma olen nagu väga valiv, et minu jaoks täna on see, et see ei ole jälle nagu egoistlik ega ülbe koht, kus olla, vaid minu jaoks täna ikkagi inimesed, kes toetavad sind oma energiaga, on see tervis, on see sport, on see toitumine, on see mida iganes, mis mind ka tõstab, siis jah, neid valikuid ma täna teen väga teadlikult. Et lihtsalt tore ja muhemees kellegiga lobiseda, seda aega mul täna elus ei ole ja seda ma ei vali seda enda ellu enam täna. Seda ei ole mu ellu vaja. Et ma valin ikkagi asju, mis on mulle head ja nii-öelda innustavad mind ka ennast paremaks olema. Kas neid kummitusi kerkib minevikust veel ka täna, kes nagu testivad sind, et kas sa nüüd murdud või ütlevad halvustavalt või midagi, kas ei sobi või oled uhke või? Ei ole kordagi olnud, eks mu enesekindlus ja eks mul see natukene see kõva häälega rääkimine on täna ikkagi see, mis on tõmmanud sellele piiri vahele, et ei ole ja ei tule ka, et inimestel, need inimesi ei ole mu elus, kes seda teeksid sellisel moel. Sageli on just selle muutuse ettevõtmises on olnud neid hirmusid, et äkki ma saan mingi halvustavate kommentaaride kogemused omale või keegi ei aksepteeri mult, aga sa nii hästi ütlesid jah,
et need inimesed aeg-ajalt kaovad ära või õigemini nad nagu suht kaovadki ära ja tulevad uued nende asemele, kes pigem toetavad, kui sina jääd kindlaks. Ja on ka kindlasti tulnud tagasi vanu nii-öelda uusi, kellega mingisuguses etapis ma enam ei suhelnud ja kes on täna jälle tagasi ja kes hindavad täna mind sellisena veel kordi rohkem, kui ma ennem olin. Et on ka selliseid inimesi, aga jah, mu ring on kõik nagu täna ülimalt toetav, et ma just eile ühele sõbrale õhtul saatsin sõnumi, et libastusin ja siis oli 3 punkti šokolaadiga. Teine sai juba südani. Et libastusin šokolaadiga ja ütlesin, et ma olen täna nagu toitumises läinud nagu iseenda osas nagu üsna, ma ei tea, kas karm on võib-olla liialdatud sõna, aga ma täna jälgin mida ma suhu pistan ja millal ma suhu pistan ja kunas ma trennis käin ja palju ma kaloreid iga päev põletan ja peale seda šokolaadi kell 10 õhtul ma läksin eile veel jalutama ja mediteerima lennusadama taha, et veel oma ringi ära teha, aga ei, ta vastas nii rahulikult, et siis on nii, Kris, mis seal ikka, et libastusid, et ma ei olnud koju endale 3-4 kuud ostnud ühtegi magusat asja ja ma tundsin kohe, et mul on vaja seda tahvlit šokolaadi pühapäeva õhtul ja ma võtsin selle suure šokolaadi ja ma sõin selle 2 päevaga kohe nagu mõnuga ära, aga ei, ka selles osas keegi näpuga ei näita, et siis on nii, midagi teha ei ole. Need on ainsad hinnangud sinu enda kohta, sinu enda suust ju, et neid keegi teine ei saagi panna ja öelda, mis mõjutaks. Ma ütleks isegi, et suur osa tuttavaid, kes seda kuuleks, ütleks, et Kris, et kas sa elad üks kord, et mis see siis ei ole, et söö seda šokolaadi ja tunne elust mõnu, naudi, mis... Ma täna tunnen elust mõnu nagu paremini oma kehas olles, kui ma päriselt, ma olin terve eelnev elu, ma tõesti sõin kõike, mis suhu sattus ja ma ei arvanud, et mina kunagi sinna jõuan, et ma veel toitumist ka hakkan oma elus jälgima või vaatama. Mul on täna selles kehas, kus ma 3-4 kuuga olen 6 kilo alla võtnud, on tunduvalt parem olla kui varasemalt. Ja kui sa näed seda edulugu iseendas, siis see on ju ainult tore, kust edasi minna. Täiesti nõus ja kui mulle öeldaks tihti seda sama, et naudi elu ja et elad üks kord, eks ju, siis ma ütlen alati vastu, et ma elangi ainult üks kord, et selles asja mõte ongi. Mis see nauding on? Ja see ongi, ja et kui ma teen nagu paremaid valikuid, siis on ju naudingut palju rohkem. Täpselt nii. Et kuidas su maailmapilt on võrreldes siis eelmise eluga ja siis praeguse eluga muutunud? Kindlasti ta on avaram ja kindlasti mul on täna nagu sellest Tai-reisist, kui ma siin eelnevalt rääkisin nendest templitest, et alguses ma olin 10 päeva, olin selles esimeses detox templis, siis peale seda edasi trippisin ma Põhja-Taisse, kus ma käisin kokku, olin 5 templis, nii-öelda ööpäevaringselt, kus ma üldse kokku oma templites käin, ma arvan, et neid on sadu täna, aga ööpäevaringselt, kus ma elasin rohkem kui 5-7 päeva koha peal, neid oli 5 tükki, et selle ma tegin esimese 3 kuuga, järgmised 3 kuud ma olin Kopangaani saarel, et ka seal oli teistsugust elu ja huvitavamat elu näha, et täna hommikul ma just suhtlesin sõbraga, kes elab Hawaii saarel ja me ei olnud ammu rääkinud, et mu elus on uusi toredaid inimesi üle maailma ka täna laiali, kellega ma lävin ja selles mõttes see pilt on ilus. Kui sul on elu nii kardinaalselt muutunud, kas täna sa elad päev korraga või on sul nüüd sellised suuremad, pikemad unistused, eesmärgid, to-do list? Jaa, ma bucket listi tegin endale esimest korda elus. Mõned kuud tagasi ma tegin endale bucket listi, mingis pointis on see päev korraga, mingis pointis ma ikkagi täna vaatan ikkagi pikka plaani ja pikka pilti, et see päev korraga on ju kihvt ja tore,
aga paratamatult me ju tahame ja soovime siit elult rohkem ja kui meil ka kasvavad lapsed või lapsi, siis me peame nende eest hoolt kandma ja kui mu täna oma poeg, kellele ma lubasin, tal on nüüd 11 klass ja lubasin, et ma enne pikemaks perioodiks ära ei lähe, kui tal on see gümnaasiumi pool läbi, siis see on nagu siuke esimene pikem pilt, kus me selle kooli, kuigi see on tema teekond, siis mina pean kõiges muust talle ikkagi olemas olema, et tal on peavari ja kõht täis ja riided seljas ja kõik muud hüved kaetud, et see on nagu üks pool ja teiselt poolt jah, see bucket list, ma esimest korda elus selle tegin endale mõned kuud tagasi. Seal on ägedaid ja veel ägedamaid asju. Kas me võime mõne näite sealt välja pigistada? Mõne näite või? Jaa. Noh, 2 siukest huvitamat, ütleme, et PCT traili ma tahaks ära teha, mis on siis Mehhiko piiri äärest üles Kanada piiri äärde, et see on siuke 4200 x kilomeetrit kõndimist 4,5 kuni 6 kuud ja kõrguste vahe 0-st 4000-ni. Äge. Et see on nagu üks siuke üsna karm, aga samas siuke meditatiivne tegevus iseendaga. Mul on seljakott juba pakitud. Juba pakitud, jah. ja siis mul on 88 templit, mida ma tahan Jaapanis läbi käia, et see on siuke kuni 2 kuud trippe Lõuna-Jaapanis oleval saarel, et kindlasti see on ja mida ma veel nagu väga igatsen, et kuna seal Aasias olles on ju enamjaolt liigutakse 2-rattaliste peal, siis mu suurim soov on Põhja-India, Nepal, Pakistan, Bhutan, need riigid tsikliga üksi läbi sõita, et ja ma arvan, et mul on päris ägedaid eesmärke. Need on väga ägedad. Kas sa plaanid need üksi läbi käia? Need selle matkatee ja siis need templid? Tead, ma ei ole neid eesmärke täna nagu niimoodi püstitanud, et kindlasti midagi ma tahan koos oma pojaga teha, kindlasti midagi ma tahan üksi teha, et ma tean, et üksi on need asju kõige lihtsam teha. Siis sa ei sõltu kellegist ja sa ei pea kellegi eest hoolt kandma, kindlasti midagi on mul seltsiks kreis ja midagi teen ma kindlasti üksi, jah. Kas sul on siin kodumaal ka mingeid selliseid eesmärke, mis silmad särama paneb? Eesmärke kodumail, jah, on ikka. Ma jäin kohe mõttes, et kas on et kõik muud on ju kuskil kaugemal üle piiri, et jaa. Tegelikult mul on, kuna ma olen kunagi Otepääl käinud spordikoolis, siis Lõuna-Eestiga mul on oma side ja ühel päeval ma ilmselt osaliselt tahaksin olla Lõuna-Eestis mitte paikne, aga seal kuplite vahel kuskil järvekaldal rahulikult kala püüda ja sporti teha, et sellega mul on jah ka mingisugused omad tegemised. Ilus koht, kus veeta aega. Ma saan aru, et see siis pensionipõlves on. Ei, ma arvan, et see tuleb ennem ikkagi. Ma sinna kuskile pensionipõlve, et siis kui asju ma siin elus enam teha ei taha, et siis kui, et me ei tea, millal on see viimane päev, viimane rada, viimane teekond, et asju tuleb ikkagi püüda nagu võimalikult kiiresti ära teha ja samamoodi selle bucket listiga, et ega hing mul kibeleb juba ju sinna iga päev üha rohkem. Tahaks ma juba olla seal kuskil Aasias tagasi, et jah, ütleme nii, et esimene pool aastat ma isegi ei mõelnud siin olles selle peale, aga täna juba on tunne, et võiks juba jälle minna. Mis need asjad on, mis sind sinna tõmbavad? Kui me räägime ainult Taist, mis on nagu, ma olen käinud ka läbi kõik need kõrvalnaaberriigid, Laosed, Kambodža, Sri Lanka, natuke ei ole kastunud Birmasse ja nii edasi, et ega nad ju püüavad tegelikult kõik mingil määral seda Taid jäljendada oma toidu ja kõige muuga, aga Tai on selles mõttes, et kõige lihtsamad asjad,
ilm, toit, naeratavad inimesed ja mida sa hingu helistad, et kui sul on kogu aeg soe ja toit on maitsev ja inimesed naeratavad, et ega seal liiga palju vaja ei ole. Ei kõla üldse nagu tavaline Eesti mees, et tuleb tööd teha seni, kuni enam ei Tammsaare tõe põhja järgi, et teed tööd ja näed vaeva. Ja see vaeva ja tööga on, ma vaatasin ükspäev just, mul oli see Tõde ja õigus oli kunagi nagu väga meeldis, ma ükspäev vaatasin seda filmi järgi, et see meie esivanemad ja nende vanemad, et meil ongi antud nagu kaasa see kannatus. Mida rohkem me kannatame, seda tublimad ja paremad me oleme. Ei pea niimoodi elama, tegelikult ei pea, et samamoodi meie need pühakojad, et mulle varem meeldis käia kirikutes ja kabelites ja ma käin siiani, käin kirikutes, kuigi mul on budist täna, siis mul ikka meeldib kabelites ja kirikutes käia ja küünal panna. Siis on olnud olukordi, kus ma tulen tagurpidi uksest kohe välja, sellepärast see energia, see valu, see kannatus, see kõik peegeldab meie nendes kabelites nii tugevalt välja, et seal ei ole nagu rõõmu ja naeru ja seal on ainult üks valu ja higi ja pisarad. Et seda me oleme ise valinud. Seda me oleme ise valinud ja seda ka meie vanaemad ja isad ja esisad räägivad, et mida rohkem teed, seda tublim oled ja mida valusam on ja tegelikult ei pea niimoodi olema. Budismis ei ole niimoodi, et budismis on inimesed naeratavad ja kloostrites lauldakse ja inimesed on rõõmsad, et see ei pea minema pisar silmis ja nuttes välja tulema, et see ei ole kohustuslik. Kuidas seda muuta? See kõik on ju meie enda peades kinni. Me ju ise ju teeme oma valikuid ja me ise valime kannatuse ja me ise valime valu, et ega seda muutust ei olegi niisama nipsust lihtne teha, et see ongi seesama jälle see väärtuspõhine teema, millest me täna oma juttu alustasime, et see on, me saame ju seda, mida me tahame saada. Ja see on meie endi teekond, kuidas me seda muudame. Tunne, et tihti on probleem see, et me ei tea, mida me tahame saada. Et me võtame vastu selle, mis meile lihtsalt antakse. Kas peab võtma? Ei. Ei pea? Ei, absoluutselt ei pea. Absoluutselt ei pea, et me ei pea valima seda, mis meile antakse, me võime valida midagi muud ja kas elu juhib meid või meie hakkame ise elu juhtima, et nii lihtne see ongi. Ma arvan, et mina olen täna valinud teistmoodi ja ma olen rõõmus oma valikute üle. Selle valiku koha pealt ka, kui ma töötasin siis restoranis juhina ja valisin ka töötajaid ja tegin koolitusi nendega ja siis ka küsin, et kuidas sa siia sattusid? No tulin, sõbranna kutsus. No aga miks sa tulid? No sõbranna ju kutsus. No raha oli ka vaja. Ma ütlesin, no raha saadi igalt poolt, aga miks sa tulid? No sina ju võtsid vastu ju, sina ju tegid otsuse, et sa tuled, sa oleks võinud ka eitavalt öelda ja minna kuskile mujale raha teenimaks jällegi. Sina ju valid, eks, mis sa teed. Sama nagu valid hommikuti riideid garderoobist, kas ma panen selle või teise. Ja eks see on maast madalast jälle see, kuidas meid on suunatud, kuidas meid on õpetatud, kuidas meile on antud elus neid teri, mida idanema panna, et täna ka mina oma pojale ma ei käse, ma ei lükka, ma ei sunni teda tegema midagi, aga ma vaikselt panen seemneid, mis võiks teda elus nagu paremale teele viia ja mis võiks läbi minu isikliku kogemused teda tulevikus aidata. Et jõuga me ei saa keegi midagi muuta ega midagi teha, aga me saame vanematena eeskujuks olla. Aga see seemnete istutamine on ju ka, et tal on erinevaid valikuid, mis aitavad tal näha neid valikuid siis. Täpselt. Jah, et kuhu suunas minna, mis silt tee toob. Väga nutikas. Ma mõtlen just paralleelselt siin nagu oma laste peale, siis nooremal oli väga lihtne. Nad olid nagu käsnad. Nad võtsid kõik, mis ma nagu andsin neile. Ja siis järsku tekkis mingisugune periood, kus nad hakkasid oma peaga mõtlema. Ja siis hakkas tulema see, mida koolis räägiti, mida internet rääkis ja
sõprade koha pealt ma ei oska öelda, ma ei saanud aru, kas see oli nagu määrav. Ja siis ma sain aru, et ema ei olnud enam arvamusliider. See oli päris solvu, on ju, võiks ju solvuda, aga tegelikult täna ma nagu, see on endiselt võib-olla nii, aga ma ütleks, et samamoodi nagu sina, et ma panen neid seemneid läbi, ütleme, et juhin neid läbi oma eeskuju, ehk ma ei ütle, mida teie võiksite teha, vaid ma teen ise neid asju, mida ma tahaksin öelda neile. Ja siis ma nagu loodan selle peale, et kui nad kogu aeg kõrvalt näevad, näiteks see, et mina teen trenni, aga näiteks temad ei tee. Aga ma teen jätkuvalt, ma ei saa talle öelda, et mine trenni. Aga et ma nagu loodan ja usun, et kui ta näeb, 10 aasta pärast tema on ikka veel terve. Ja siis ta saab aru, miks ta on selline, et siis ta hakkab nagu mõtlema selle peale. Et sundida ma ei saa. Jah, eks need asjad tulevad ise omal ajal, et ka minu enda poiss on täna proovinud ja katsetanud erinevaid spordialasid, aga ma ei ole kuskile teda nagu tõuganud või ma ei ole kuskile, ma olen andnud talle mingisuguseid asju, mingisuguseid juhtnööre ja midagi nuusutada ja iga sügis ta ikkagi ootab, et tuleks lumimaha ja saaks kuskile suusatama ja mägedesse minna, et täna tal ikkagi, see on minust nagu tugevalt külge jäänud, et on see siis mäesuusatamine või nüüd ma saan aru, et tundub, et see aasta tuleb ka lumelaud, mis ei ole ennem temani tulnud, et eks need ikkagi, eks need asjad ikkagi jäävad külge, et kaasa arvatud ma ise, et kui minu isa küll tahtis minust tippsportlast teha, jah, ma ühel hetkel olin ka selle peale kuri ja verine ja sporti liiga palju mõnes eluetapis ei teinud, siis täna ma olen ikkagi ülimalt tänulik talle selle eest, et tegelikkuses ei ole spordiala, mida ma ei oskaks või mida ma ei armastaks. Et tegelikkuses kõik need mäesuusatamised ja lumelauad ja on need ujumised või triatlonid, et ma saan kõige sellega ikkagi täna nagu ikkagi väga hästi hakkama, et see on koht, mille eest me ikkagi lõpuks oleme tänulikud, aga eks meis pulbitseb ka mingisuguses kasvueas või arengufaasis mingisugune viha ja raev ja siis me tahame näidata hambaid ja täna ma teen ikkagi, ütleme nii, et 8, 7, 8, 9 treeni nädalas, et ma arvan, et see on natuke üle keskmise ja mulle meeldib seda teha. Käin, mis sa teed? Käin jõusaalis ja siis ma käin joogas ja lisaks õhtused jalutuskäigud veel mõnusad, et ma ikkagi püüan ennast vormis hoida ja ma ei tee seda kellegi teise pärast, ma ei tee ühegi eesmärgi pärast, ma ei tee seda, et ma läksin nüüd suurem, tugevam ja ilusam, lihtsalt ei oska ilma selleta täna elada. No ilmselt tervem oleksid selle peale, sa ikkagi mõtled kõikides oma valikutes, nii toidu, trenni kui une või mingi muu. Jaa, muidugi, aga seal on nagu täna see, et lisaks sellele toitumisele ja spordile tuleb mängu veel rutiin ja distsipliin, mis on nagu üliolulised, et mis kell me magama lähme, mis kell me ärkame ja ka need aitavad tegelikkuses une kvaliteedile hästi palju juurde, et ma siin üks päev just tegin ühe postituse sellest passiivsest pohmellist, et nii kui me sellest oma rutiinist välja läheme, nii meil keha annab kohe märku, et midagi on valesti. Õnneks on see, et meil on need tööriistad ja oskused olemas, et me saame nagu hästi kiiresti selle jälle tagasi fiksida ja teadmised, kuidas seda teha. Aga need on jah, ikkagi tervise pärast muidugi. Mis on sinu need igapäevased rutiinid? Sa mainisid juba, et toitumist sa jälgid 8 treeningut umbes nädalas keskmiselt. Mis sul veel on niisugune tugisammas? No ikkagi number 1 on ikkagi see uni. See täis magatud uni kellaajaliselt magama minek, kui mul kell on 22:45, ma tean, et mul on 11, on uneaeg nagu beebisi pannakse magama, et ma ikkagi olen... Kukud kohe. Jah, et ma ikkagi lähen suht kellaajaliselt voodisse, suht kellaajaliselt magan, suht kellaajaliselt küll ilma igasuguse äratuskellata ma ikkagi hommikuti ärkan, et see väljapuhkamine on ülitähtis ja mis on tähtis, on see, et
iseenda jälgimine ka, et kui sul kuskil trigerdab mingisugune olukord, et sa võtad selle peatud ja hingad ja seedid, mitte see ei lähe sinna olukorda, et kuna me täna ikkagi elame sellises maailmas, et me peame ka iseenda eest paratamatult seisma, et asjadega välja tulla, siis et ka neid asju mõistusega võtta, et kuigi see maailm iga päev surub ennast üha rohkem peale ja sellepärast tulebki ära käia ja tulebki tegelda joogadega, et kui ma siin meditatsioonis või joogas näiteks nädal või 2 ei jõua või erinevatel põhjustel ei ole saanud käia, siis mu keha ikkagi raputab mind, et ma tunnen, et mul on seda vaja, mul on seda kohta, kus on vaja olla seal 1,5 tundi silmad kinni ja see on ka see koht, mis mind väga palju aitab. Kui palju sa mainid ka meditatsiooni, kui palju sa päevas mediteerid? Ma ei ole regulaarne tegija, selles mõttes, et ma ei ole see inimene, kes üksi kodus istub ja teeb, jah, ma teen seda kõndides, ma teen seda aeg-ajalt autoroolis punase tule all olles, ma teen seda kiirmeditatsioon, ma teen seda peale trenni saunas, et ma leian neid kohti päevas ikka, aga ka jalutades on seda ülimalt hea teha ja in-jooga, mis on ju väga siuke rahulik joogastiil, et seal sa saad ju kogu selle 1,5 tunni vältel tegelikkuses mediteerida, et tegelikkuses meie õpetajad erinevates templites, kes mulle oma sõnu on kaasa andnud, et on alati peale lugenud seda, et vahet ei ole, kas sa oled kassasabas, oled sa bussijootel, oled sa jalutamas, saad igal hetkel seda teha. See ei ole see koht, kust inimesed peaksid alustama, sellepärast, et need oskused tulevad pikemaajaliselt ja hiljem, aga jah, ma suudan täna teha seda ka kõndides. Ehk meditatsioonivormid on erinevad, need ei ole need istudes üksinda seal vaikses ruumis, vaid kuigi see üksinda vaikses ruumis ongi see kõige parem. Alguse variant ka ju alustamiseks, eks, mõtete vaigistamine ja nii edasi. Täpselt. Angela, sul on midagi seal põnevat küsida? Või mul on veel palju küsimusi. Aga ma küsiks nii, et on olemas selline ütlemine, et igal ühel meist on 2 elu. Ja teine elu algab sel hetkel, kui sa saad aru, et sul on 1 elu. Kas sa kirjutad sellele alla? Teine elu algab siis, kui sul on 1 elu. Kui sa saad aru, et sul on tegelikult ainult 1 elu. Ja ma arvan, et see nii on muidugi, kui sa suudad selle eelmise läbi põletada ja oled selles kohas, et saad aru, et enam ei pruugi seda tagasiteed olla. Et ma arvan, et minu läbi käidud eelnev elu ja nüüd see nii-öelda uus elu. Aga mina olen täna see, kes usub ka sellest järgnevat elu, nii et kui mina inimesena kartsin nagu tohutult palju surma, ma tõesti kartsin surma ja ma ei saanud aru, mis asi see on ja mis selle taga on ja mis siis saab, kui mind ei ole ja ma arvan, et kuni ligi rohkem kui 40. elujaani oli minu jaoks see nagu hästi siuke trikikoht. Ja siis meie Eesti budamungad suutsid mulle selle selgeks teha, et kõik siin elus on ajutine ja see keha ei kuulu meile ja kes me üldse oleme, body and mind ja kui ma selle koha sain lahti lasta, siis täna mul on jälle palju lihtsam elada. Aga kindlasti minu elu täna on kindlasti see hetkel see üks mida ma püüan nagu võimalikult targalt kasutada ja jätta siia maha nii ilus ja puhas jälg, kui sellest oleks jäänud sellest eelnevast elust, et ja see on, ma arvan, et mul täna üks väga suur soov ja eesmärk lahkuda ikkagi siit ühel päeval nii, et mind tuntakse ikkagi selle hea Krisina. Selles vanuses tihti hakkavad meie sellised varasemad nooruse illusioonid purunema. Et millised sinul on kokku kukkunud nendest, kui üldse on? Mul ei ole nagu illusioone, ma ei ela nagu... Varasemas elus.
ei olnud? Ei olnud ka. Et olen kõik võimas, mu tervis lubab kõike, ma võin kõike teha. Olen nii noor. Ma ei mõelnud niimoodi, et ja ma isegi ei vaata sellel tagasi, et ma ei ole ka ennemalt vaadanud tagasi ja täna budismis ju ongi see, et ela olevikus ja ära mine sinna tagasi, et sa ei saa mitte midagi muuta, sa ei saa mitte midagi teistmoodi teha, et sa saad olla, et eilset enam ei ole seal läinud ja homset ei ole tulnud ja sa oledki siin ja praegu, et täna ma nagu ei mõtle sellele, mida ma kunagi ennem mõtlesin või oleks tahtnud olla, et nagu ma siin kuskil vahepeal ka ütlesin, et ma ei muudaks mitte midagi, et see oli minu õpetus ja see oli minu lugu ja ilma selle loota ma ei oleks täna ka siin, ei istuks teie vastas. Kas see majanduslik pool või rahaline pool ka, mis on suhteliselt tavapärane noorema seas, et tuleks ikkagi hästi palju raha kokku ajada, et siis on nagu õnnelik saab siis olla, et kuidas sa täna ilmselt vaatad täiesti teistmoodi sellele? Ei vaata, kindlasti mitte täiesti teistmoodi, et selles mõttes see on ikkagi oluline, et see annab ju meile vabaduse. Kas raha teeb õnnelikuks? Mis on õnn? Mis on õnn, et selles mõttes, et minu jaoks on õnn on see, kui me ikkagi saame reisida ja saame maailma näha ja saame kas või need samad kohad, et kui ma siin räägin, et ma juba kibeleks kuskile tagasi, et päris ilma jah, tol hetkel, kui ma seal Tais olin, siis oli mul paar head inimest, kes mul seda tripi aitasid läbi käia, aga täna kindlasti täna annab ikkagi vabaduse, et ilma selleta me ei saa ja ilma selleta me ei saa ju lapsi kasvatada, ilma selleta me ei saa ju poest toitu lauale, et kindlasti see on vajalik ja kui ma ütlen, et lihtsalt õnnelik on toredam olla, siis ma oletan. Nõus. See ühe inimese õnn ei ole kindlasti teise inimese õnn, et arusaamised, kohe tuli see vastand, et ma tean väga lähedast inimest, kes ei taha üldse reisida ja siis ka mina näen, et ma olen siis õnnelik, kui ma saan reisida, siis tema arvab, et kõige parem on olla kodus ja see on täiesti okei, on ju. See on täiesti okei. See on täiesti okei. Mina võin ka olla praegu minu see pool aastat, mis ma olen nagu siin ringi reisinud erinevates riikides, nii töö kui võistluste kui erinevate sihtmärkide järel käinud, eks, ja ma võin ka järgmised pool aastat olla omal maakodus metsas ja ma ei tahagi kuskile minna, sest minu jaoks on õnn see, kui ma olen iseendaga saan hästi läbi ja seal kohas, kus ma olen iseendaga koos, on nagu kõige parem koht. Just nii. Aga mis sa, Kris, ütleksid nendele inimestele, kes on mingis sarnases kohas, kus sa olid, et nad on, no ma ei tea, kas just päris põhjas, aga nad on kas oma allakäiguteel või siis ja otsimas seda väljapääsu, et mis su sõnum neile oleks? Lootust ei tohi kaotada, selles mõttes, et vahet ei ole, oled see mees, naine, noor, vana, rikas, vaene, et selles mõttes alati on võimalik muutust teha, alati on võimalik jälle otsast alustada, et sükest lootust ei tohi kaotada ja paratamatult on ikkagi oluline, et me päris üksi jääks, et on see siis, ma saan aru, vanemad pettuvad ja lähedased pettuvad ja keegi ei taha enam meiega tegelda ja kõik on käega löönud ja paratamatult ikkagi tuleb võimalusi anda, tuleb natukene toeks olla, et on see siis moel või teisel, et õnneks minul oli veel mõni inimene jäänud. Ma olen nagu ülimalt tänulik neile, kes mu kõrvale veel jäid ja meil peab ikkagi mingisugune tugi olema, mingisugune pidepunkt, aga selles mõttes, et meil on kohti täna, kuhu Eestis pöörduda ja meil on nagu kohti, kust on võimalik abi saada, et kuskilt tuleb alustada, esimesed sammud tuleb teha. Esimesed sammud tuleb teha ja tuleb julgeda endal päriselt otsa vaadata ja olla iseenda vastu aus, et tegemist on probleemiga
ja probleemi on vaja lahendada, et ja läbi minu enda loo ka mulle ikkagi täna kirjutatakse ja küsitakse abi ja ma väga vabandan, kui ma pole kellelegi veel vastanud, aga ma arvan, et ma olen alati kõigile vastanud, et oskan ka mina täna suunata inimesi ja aidata, on see siis Eestis või kuskil kaugemal, ja täna mul on natuke ka seda kogemust, isiklikku kogemust olemas ja õpitud, mida ma saan kasutada, et meil on teadmisi selles mõttes, ja kuna me elame niisuguses ühiskonnas, kus on see sotsiaalne maailm ju täiesti avatud, et me ei ole ju täna kuskil kinnises karbis, et see on ainult natukene chatida või guugeldada ja me leiame need kohad kõik üles, et jaa, ma usun, et tuleb julge olla, tuleb lihtsalt iseenda vastu aus olla. Kohti on meil kindlasti päris palju ja ma loodan, et nüüd kõik saatekuulajad sulle kirjutama kohe ei hakka, siis mitte, et nad seda teha ei võiks. Postkast umbe, võite meile ka kirjutada. Et neid kohti on hästi palju ja mitmeid ja ma usun, et see info on päris avalik, kuidas pöörduda, ilmselt ka lihtsalt guugeldamisega saab selle teada. Ja mulle võib ka kirjutada selles mõttes, et ma ei tõuka kedagi ära, et kui ma vähegi oskan aidata ja saan aidata, et ma kindlasti teen seda moel või teisel ja selles mõttes olen ka mina olemas. Et mulle nagu tundubki, et üks kõige suurem roll, vähemalt ma ei tea, kas see on nii, sina ütle, et inimese nii-öelda muutumisel on see, et ta peab nagu tahtma reaalselt seda teha. Sest lihtsalt, nagu ma ütlesin ka, et ma olen kõrvalt näinud oma isa terve elu, ja tegelikult vahendid ja toetusringkond on tal olnud terve elu oli kõrval, et teda tänaseks ei ole enam meiega. Aga mida ei olnud enda nagu tõsist tahet muutuda. Ja mulle tundub, et siis ei olegi midagi teha. Jaa, selles mõttes, et mina nagu võtan ka seda täna hästi nagu lihtsalt, et minu kõrvalt on 4-5 inimest täna, kes on ära läinud ja seal oli ka pooleks, oli inimesi, keda oleks saanud aidata, oli inimesi, kellel seda tahet, kes jõidki ennast vabatahtlikult surnuks ja kes seda vabatahtlikult teevad, siis see ongi nende valik ja sellepärast ei pea liiga palju kurvastama, et inimesed ise valivad selle, inimesed ise võtavad selle otsuse, ja siin ei saagi mitte midagi teha. Kui inimene ise ei soovi, inimene ise ei taha, siis meie kedagi kuskil sundida ei saa. Kui inimesel vähegi, natukenegi on see tahtmine olemas, siis me saame talle toeks ja abiks olla. Ja teil kõrvalseisjatel ongi kõige raskem alati, nagu seda pealt nagu vaadata, eks ju. Nii on, ja nemad suudavad käega lüüa ka korduvalt ja loomulikult, eks nemad tahavad ka ju lõpuks mingisugust edulugu ja mingisugust progressi näha, et see on kindlasti väga vajalik. Väga huvitav vestlus sinuga. Tegelikult on veel nagu palju küsimusi, aga räägi Kris natuke ka mõne sõnaga oma raamatust ja kust seda siis osta saab? Täna seda saab vist igast raamatupoest saab osta. Ma tulin Põrgust tagasi, on raamatu nimi ja minu jaoks oligi täielik Põrgu, kus ma ikkagi endaga olin, et just eile jälle mulle üks noormees kirjutas, keda ma isiklikult ei tunne ja tänas selle raamatu eest, et neid tänajaid on palju. Ma olen nendele kõigile väga tänulik, et neid tänajaid on palju ja minu eesmärk oli üldse raamatu kirjutamisel see, et ma hakkasin läbi selle mediteerima, ma hakkasin iseenda valu välja kirjutama. Minu eesmärk ei olnud raamatu kirjutamine, minu eesmärk ei olnud see, et ma tahaks mingisugust au ja kuulsust saada, mina hakkasin iseenda valu paberile panema. Ühel hetkel, kui ma avastasin, et seda materjali on juba piisavalt palju ja rohkem, kui mul seda endal vaja oleks, ma nägin, et äkki ma saan sellega kedagi aidata või kellegile toeks olla. Täna ma näen, et ma olen suutnud rohkem kui 1 või 2 inimesele toeks olla, mulle tundub, et 10 inimestele
sest ega see teema ei ole kuhugi kadunud ja see ei kao ka mitte kunagi mitte kuhugi. Et see teema on ikkagi vajalik ja mina julgen sellest täna kõva häälega rääkida, minu jaoks see täna ei ole tabu, kus mina olin või kuhu mina olen jõudnud, et kõik on võimalik, kui vaid vähegi tahta. Kas mulle tundub, et sinu see pääst või abistamise missioon nagu jätkub, et sa enne mainisid, et sa oled kogemusnõustajaks kohe saamas, lõpetamas? Tundub nii, et see jätkub, jah. Ma ei tea, kas minust saab igapäevaselt nõustajat, ma ei oska seda öelda. Ma ei ole täna iseenda jaoks seda otsust teinud, kuidas ja mil moel ma selle teekonnaga jätkan. Aga kindlasti ma olen olemas ja kindlasti see mingil moel jätkub, et jah, ma olen täna nädala pärast uue nädala esmaspäeval on vaja lõputöö esitada, reedel on meil veel ühine praktiline töö koolis ja tegelikkuses 20. see kool läbi saabki, et ma olen õppinud seda, ma läksin jälle toetama ühelt poolt seda iseenda teekonda, iseenda kainust, teiselt poolt kui ma peatun sellel mõttele, kes või mis minust saab, siis mõtted on erinevad, aga kui ma näen, et kuskil kedagi on vaja aidata või ma saan vähegi aidata, siis ilmselgelt on see minu missioon ikkagi tegelikkuses ühiskonnale tagasi anda ja kui ma ühel päeval näen ka neid edulugusid, keda mina olen suutnud aidata, siis ilmselgelt teeb see mulle palju rõõmu. See on nagu jah, spordis ja treeneritöös ka, eks ole, et enda saavutused teevad hullult rõõmu ja kui sa oled treeninud kedagi, kes saavutab, siis sa saad veel mega topelt või ma ei tea, 10-kordselt tagasi selle rõõmu. See käib coachidega ka ja kõigi selle protsessi juures, et... Aga see on tore teekond olnud selles mõttes, et see kogemusnõustamine ise on ja tegelikkuses siuke lühendatud vorm pikemaajalisest psühholoogiaõppest, et pandud siuksesse väiksemasse vormi ja sealt siuke ABC on kätte saadud, et selles mõttes see on jälle üks asi juures, et kui 45-aastane mees avastab, et nüüd ta peab õppima minema ja see on ainult rõõm iseendale. Kuidas meie kuulaja sinuga ühendust saab võtta? Mu nimi on täna Facebookis iseenesest ju avalik, et Kris Seinla mu nimi ja kirjutada võib mul alati Messengeri, võib ka kirjutada meili teel, ka see on avalik. Paneme need sinna saate alla ka, et siis... Jah. Aga suur tänu sulle, Kris, et selle tunni ees on väga hästi veedetud aeg ja väga kvaliteetaeg oli meil praegu. Mina tänan teid, et te mind kutsusite, et te soovisite muga seda lugu teha ja tänud teile. Ja edu, mis ütlen, sinu uues elus. Uuel teekonnal. Uus teekond, põneval teekonnal. Ja ägedaid seiklusi jätku ja kunagi ei tea, kus me jälle kohtume. Riinu, nii mõnus tunne on sees väga sügav teema, et Kris on nüüd läinud, räägime nüüd omavahel ka paar sõna, et mis tunne on sul? Ja, saatsime Krissi ilusti ära, selles suhtes on mega tunne, nagu ma siin podcasti jooksul ka ütlesin, keskealine härrasmees, hästi hoitud, hästi enesekindel, teab, kus ta on ja see selginemine on nagu väga võimas olnud ja meesenergiat, meie siin kahe vahele, aga ikkagi see näitab, et ka ju mehed keskeas teevad hästi suuri pöördeid, oma nii-öelda kannapöördeid oma elus ja keskealine ei ole ainult naiste teema, et me ainult sellest räägime. Ja, et hea Eesti mees, kuula meid julgelt, meil on kindlasti ka sinu jaoks palju põnevat siin saates, et me ei ole ainult naistele orienteeritud ja tuleb ka keskiga tagab kõiki. Kahjuks küll. Aga siis kõik need kontaktid, kust leida Krissi ja tema raamatu kohta samamoodi, need lingid me paneme podcasti juurde ja hea kuulaja, kirjuta meile, ole julge, küsi küsimusi, anna tagasisidet, tee ettepanekuid.
Ja väga ootame seda suhtlusvormi, et meile on juba tulnud pöördumisi, mis teemadel tahetakse rääkida. On ka tulnud ettepanekuid, et kas mina ka saan tulla rääkima, et väga oleme avatud sellele. Meil on juba päris mitmeid toredaid külalisi ees ootamas ja suhtleme ja näeme ja kuuleme jälle. Ja kirjutage meili teel Facebookis ja helistage järgmiste kordadeni. Head aega selleks korraks.